Ma istun ühel mugaval toolil, aga mu sees on väga ebamugav. Mul on selline tunne, et ma ei mahu enda sisse ära. Mul on selline tunne, et ma tahaks kuhugile ära põgeneda. Ma ei taha istuda sellel toolil, sest nii valus on. Tunnen ebaõiglust. Tunnen hirmu. Tunnen valu. Ma kannatan. Kui ma vaatan oma abikaasa silmadesse, see pilk tundub mulle igavik. Et see oleks kestnud juba tunde. Ja ma olen valiku ees. Kas lahkuda või jääda? Sellel hetkel mu jalad tahtsid lahkuda. Aga mu süda tahtis jääda. Ja ma jäin. Ma valisin raske tee sellega, et ma jäin. Ja usaldasin seda protsessi, mis sellest hetkest algab. Teadmata, mis edasi saab. See oli minu ja minu abikaasa esimene paariteraapia seanss 6 aastat tagasi. Vahel selles valus ja ebamugavuses on nii raske näha seda järgmist sammu või tunda seda õiget sõna või mõtet. Sest ma olin ettevõtja, juht ja arvanud, et ma teen nii fucking palju kõigi heaks, aga mitte keegi ei tunne minu valu. Aga ma ei teadnud sellel hetkel seda, et ma ei mõistnud oma abikaasa valu. Ja ma ei osanud tunda seda, mida tema emana ja partnerina iga päev minu ja meie pere heaks teeb. No Bananas ei ole lugu minust. Ma ei seisa siin selleks, et öelda, kui kõva mees ma olen. Ma seisan siin selleks, et tunnustada oma naist ja tunnustada teid, kõiki naisi, sest te kindlasti omas rollis oma partneri või laste heaks teete väga palju. Ja vahest võib-olla on tunne, et seda keegi ei märka. Ma ei saaks olla No Bananasi juht ilma oma abikaasata. Ma olen südames tänulik, et minu abikaasa on olnud valmis loobuma oma ambitsioonidest selleks, et mina saaksin särada ja viia ellu oma unistusi. Me oleme koos olnud 15 aastat ja pean tunnistama, et ma alles viimasel aastal olen aru saanud, et ma ei otsi meie suhtest love story't, vaid life story't. Ja muidugi life story ei välista ka love story't.
aga see on võtnud minul väga pika aja minu elust, et aru saada, miks ma midagi teen. Minu abikaasa on minu kõige kirkam peegel minu elus. Tänu temale olen saanud mina näha iseennast, sest inimene pole loodud iseennast nägema. Ja ma olen saanud temalt võimaluse läbi tema mõista iseennast ja kasvada nii abikaasana, ettevõtjana, juhina. Kõik päevad ei ole meil kerged ja vahest on tunne, et ma ei tea, mis on see järgmine samm. Ma ei näe seda sammu. Ja vahest on see tunne, et mul ei ole pikemaid tiibu. Ja mul on raske mõista naise maailma, olles ise mees. Ma olen 3 lapse isa ja tegelikult ja näinud 3 lapse sündi, aga tegelikult ükskõik kui palju mu abikaasa on rääkinud oma kogemust ja valu ja tundeid, siis tegelikult ma ei saa mehena päris lõpuni mõista, millist kogemust üks ema või naine kogeb, sest ma olen mees. Ma mõistan sõnu. Ma ei oska lugeda mõtteid. Ja ma olen nii tänulik, et ma olen õppinud paremini mõistma oma abikaasat. Ma ei tea, kus ma oleksin ilma temata. Ma ei tea, kus oleks nõu banaanas ilma mu abikaasata. Sest juhi positsioon on väga üksildane. Mul ei ole kellegi juurde minna nutma, kui mul on raske peale minu abikaasa. Kunagi mul oli tunne, et ma ei tohi näidata oma valu, sest ma olen ju mees. Mehed ei nuta. Mehed on tugevad. Ja täna ma nutan. Ja täna ma ei ole see tugev mees, kes oma pisaraid varjab oma naise või oma laste eest. Sest ma tahan, et ükskord, kui minu lapsed lähevad oma ellu, siis nad on näinud, et tülitseda on okei, nutta on okei, tundeid tunda on okei. Ma olen pidanud seda õppima. Ma olen nii tänulik oma tütrele, kes õpetas mulle, et see kõik, mis toimub minu peas, ei pruugi olla see, kuidas tema mind tajub. Kui ma nutsin temaga, olles vannitoa põrandal ja ütlesin, et ma väga armastan sind, siis päev varem perepsühholoogi juures mu süda murdus, kui ma kuulsin, et ta ütles, et ta ei tunne, et issi teda armastab. Sest see ei olnud minu tõde, aga see oli tema tõde. Ja sellel momendil seal vannitoa põrandal ma sain võimaluse rääkida, mis toimub minu sees. Nii, et ta mõistaks, saaks võimaluse mõista. See on üks väga ilus hetk. Mu tütar oli toona 8-aastane ja see on ka 6 aastat tagasi. Ta oskas väljendada oma tundeid. Seda,
mida mina 44, varsti 45 aastasena alles õpin. Ja ma olin väga uhke tema üle, et tal oli see julgus ennast väljendada. Mitte elada sissepoole kõik tunded ja emotsioonid. Ja siis täiskasvanuna tegeleda kõige sellega, millega mina olen saanud tegeleda. Ja mul on selle üle väga hea meel, et mu pere, minu 3 last, minu abikaasa julgevad oma tundeid ja emotsioone väljendada. Tänu oma perele olen saanud ma kasvada kõigis oma rollides. Minu pere, minu abikaasa, minu lapsed on minu ettevõtte vundament. Ma ei saaks olla liider või toetav juht oma kolleegidele, kui ma ei mõista iseennast. Kui ma ei mõista iseenda sees toimuvat. Täna ma saan aru, et kui ma ärritun või minu sees on palju tundeid, tunded käivad üle pea, siis ma ei otsi süüdlast väljapoolt, vaid ma mõistan, et mina vastutan oma tunnete eest ja miskit puudutas keegi teine minu sees. Lihtsalt ma võib-olla sellel hetkel ei oska aru saada, mis see oli. Ja juhina ma elan iga päev piiratud vaateväljas, kus ma tegelikult ei tea kindlalt, mis on see järgmine samm. Ja vahest ma ei ole kindel, kas me veame välja nõubananases või ei vea. Aga ma usun protsessi, ma usun sellesse, et ükskõik milline Mount Everest on tee peal, siis kui on piisavalt tahet ja soovi, siis on võimalik see ületada või sellest mööda minna. Ja elu on näidanud, ükskõik kui raske hetkel on, ükskõik kui külm on talv, siis üks päev saabub kevad. Üks päev saabub suvi. Ja üks päev saabub sügis. Ja saabub ka talv. Lihtsalt mind on elus edasi aidanud see, et väike samm edasi on samm edasi. Ja isegi kui sa ei tea, kuhu see väike samm sind viib, siis kui sa usaldad oma südant ja tead, kuhu sa tahad välja jõuda, siis sa ei pea teadma neid ülejäänud samme, sest me saame teha inimestena, naistena, meestena üks samm korraga. Minu nimi on Andero Keronen, olen Nõubananase kaasasutaja ja juht, abikaasa, 3 lapse isa. Ja mul on väga suur hea meel olla siin ja jagada oma kogemust teiega. Aitäh!